Tere, olen Meelis Matkasuhiljetest. Täna tutvustan teile Haimerit BMCi seeriat 680. 2023 mudeliaasta oma, toodetud Mercedes aluse peale, 7,5 meetrit pikk täisintegreeritud buss, premium tootjalt, hästi korralik käsitöömudel, kõik asjad on paigas, hästi suur garaaž, vildiga kaetud, käsidušid, asjad. Kui ta on aldevedelik keskküttega, siis on ka kohe rihvel põrandaplaat. Kui ta on truuma õhkkeskküttega, sõltub need, millised mudelid meil tulevad, on ta siis lihtsalt töödeldud põrand. Mis on Haimeri puhul nüüd üks eriline asi, on tema seinakonstruktsioon. See on puhalkonstruktsioon, mis tähendab seda, et see vastab 80 senti tellisele soojapidavust. Tähendab seda, et praegu palavate ilmadega ta ei lähe nii ruttu kuumaks seest, kui läheb kuumaks seest normaalolukorras matkaauto. Siin uksest sisse minnes ei väsi korrutamast, lai uks, topeltpõranda sees on akud, asjad ees, on Mercedes Sprinter, kõikide nende juhiabidega nagu peab olema, distantshoidjad, püsikiirushoidjad ja niimoodi. Mis on väga ilus, on see integratsioon, Mercedes originaalarmatuur läheb edasi Haimeriks, katsud, tugev, tummine, siuke kummine materjal, hoiab heli, ei ole sellist tunnet, et mootor töötaks sul toas. Laua taga istudes kõik üks sama tasapind põrand, lauda saab liigutada neile ette tagasi. Nüüd kui siit istmed natukene alla lasta, siis saame vaadata, milline see voodi siin ees välja näeb. Suur eesvoodi, mis on Haimeri puhul, on ka turvavõrguga ja siin saab võtta juurde ka teha seda pikki voodiks. Ehk siis siin on võimalik siis magada 2 inimest niipidi või 2 inimest niipidi. Paljud inimesed vaatavad, et kallis auto, käsitsi käib voodi. Ausalt öelda võin öelda, et omal on erineva hinnakategooria autosid olnud. Ja viimasel mulle meeldib ka käsitsiga. See on plõks ja üleval ma ei pea ootama, mida see elektriga läheb. Aga maitse asi. Teleka koht on tal siin, mis iseenesest on päris mõnus. Saab keerata endale ette istumiskohtadeks. Ei ole üldse probleem ka kõigi 3-4 istekoha pealt vaadata seda. Ta kasutab nüüd seda Haimeri äppi, kust on siis kõikide asjade juhtimine ja kõik on võimalik teha ka läbi Bluetoothi. Sellel mudelil on aldevedelik keskküte, meile tulevad nad müüki nii aldevedelik keskküttega kui ka natuke truuma keskküttega. Aldevedelik keskküte on muidugi alati parem. Suur külmkapp, Slim Tower 142 liitrit. Köögis roostevaba kraanikauss, liita 3-osaline. Piisavalt töötasapinda siin ees. Köögikapid suured, mis on ka vaja tänapäeval, mis ma alati soovitan, vaadake ja jälgida, kui tunnete seda ülesehitus kvaliteeti, katsuge kante, ainuks siis ka pisi asi kuskilt seespoolt. Pinnad, mida ei ole näha, kuidas nad viimistletud on, palju on sellega vaeva nähtud. Nüüd, kui selle kinni lased, viimal lõpp on soft close. Sahtlid, täpselt samamoodi. WC eraldi, duširuum on piisavalt suur, hästi siukse modernse kujuga. Voodis on piisavalt isteruumi. Siin saab nüüd teha Haimeri puhul on üks huvitav asi, on see sama vahelaud. Sellega tehakse nüüd terve tal tagumine osa üheks suureks voodiks, et ta ei jää selline poole peale, vaid see on lõpuni välja. Selle laual on nüüd 2 funktsiooni. Esiteks on see, et ta pannakse siia vahele, saad suure voodi niimoodi. Teine funktsioon on see, et ta keeratakse ringi ja pannakse siia. See sama kiirus on see vahepadi. Tekib teil 2 voodi vahele laud, kui soovite. Riidekapid on siin all, suured. WC-s on ka väga ilusti ruumi, ei saa nagu kurta, et siin oleks kitsas. Kraanikauss on ilusti ja siin on kapp igasugustele asjadele, kus on selline ka pisike lisafunktsioon, kus on väga head kinnitused neile asjadele. Peegel naisperele. Selline ta siis oli 2023 mudeliaasta Haimer BMCi 680. Aitäh!